Meie oleme jõudnud nüüd Tartu Tammestaadioni kunstmuru väljakule tehisvalguse alla. Kell on 9 õhtul ja Tartu Tammeka naiskonna trenn on äsja lõppenud. No tegelikult lõppes mõnda aega tagasi, aga peatreener Aleksandra Ševaldajeva suhtles mängijatega. Kõigil oli küsimusi. Aleksandra, sul oli kõigile ka vastused. Räägi, kuidas see kõik sulle meelde jääb, mida sa oled ühele või teisele mängijale lubanud? Kas sassi ei lähe? Eks see natukene läheb vahest meelest ära, aga eks ma nagu ütlen ka otse välja, et kui mulle kindlaid kuupäevi näiteks öeldakse, et millal ei saa tulla või midagi sellist, et mingi opit, siis ma kohe lasen nagu kas meili panna, et kirjutan endale märkmikusse või midagi. Peatreener peab olema selles mõttes universaalne inimene, et lisaks jalgpalliteadmistele, natuke ka paberimajandust, natukene tõenäoliselt psühholoogi. Mis rolle sa veel täidad? Ma arvan, et neid rolle on natuke liiga palju tegelikult, kui ütleme kuskil professionaalses naiste jalgpalliklubis üks inimene peaks täitma. Õnneks mul on abis, hetkel töötavad 2-3 inimest, kes aitavad mind hästi paljude asjadega. Et Andrus Lukjanov töötab näiteks naiskonna nii-öelda sellise jõu poolel, teeb sellist füüsilist ettevalmistust neile. Ma olen üldiselt selline peatreener pluss ikkagi kõik muu, jah. Ilmselt see on Eesti naiste jalgpallile omane, et kui meeste jalgpalli ressursid aeglaselt jõuavad, kõik klubid, struktuurid, kõik asjad nagu seostuvad omavahel üha tugevamini, naiste jalgpalli ilmselt on ikka päris mitu sammu meeste jalgpallist tagapool. Ma arvan, et Eestis lihtsalt, seda võimalik vaadata nii Eesti nagu näitena kui ka hästi paljude teiste maade näitena, et tean, et Rootsis on näiteks kindlasti kõrgliiga klubides on väga-väga suur personal nii naistel kui ka meestel. Eks ma tean, et Islandis on meeste ja naiste klubid on täiesti võrdsed, naisi võib-olla isegi käiakse vaatamas nagu rohkem. Aga paraku Eestis on nii, et meeste jalgpall ei ole nii kõrgel tasemel, siis tõenäoliselt inimesed keskenduvad rohkem sellele meeste nagu jalgpalli arendamisele ja kui nüüd meeste koondis saab sinna EM-ile, siis kas meeste koondis saab EM-ile? Ma tõesti tahaks loota, sest et kui nüüd mõelda treenerina, eks ole, siis see on nagu kindlasti kasulik, sest hästi paljude tüdrukute seas ka tekib see huvi, et vaatavad või tulevad trennidesse ja kui mõelda ka, ütleme rahaliselt, kuna ausalt öeldes praegu on naiste jalgpall rahaliselt ikka väga rasketes seisudes, võib-olla hakatakse nagu toetama ka nagu rohkem, et tekib nii Tammekale kui ka Tammeka naiskonnale sponsorid rohkem. Trenn, mida me siin kõrvalt vaatasime, selgus ei olegi mitte lõppeva hooaja trenn, vaid alanud järgmise aasta trenn juba novembri algusest hakkate pihta, millal naiste meistriliiga aastal 2012 pihta hakkab? Hakkab pihta aprillis. Me alustame praegu suhteliselt selliste lõbusate trennidega, et meil lõppes hooaeg nüüd kuskil 6 aega tagasi. Need mängijad, kes olid koondistega nagu ära, et Eneli Vals ja Imbi Hoop käis ka treeninglaagrites hästi palju. Need mängijad saavad nagu rohkem puhata. Novembrist hakkame ja eelmise hooaja nagu algus läks meil just nii, et pidime jaanuaris alles alustama, sest siis meil ei olnud selge, kes meil nagu peatreeneriks läheb ja siis nagu väga valikut ei olnud, et siis mina pidin lõpetama mängimise ja alustama nagu selle naiste treenimisega. Siis mängiva peatreeneri rolli peale ei ole mõelnud? Ei, kindlasti mitte. Et ma arvan, et see mängiv treener on ikkagi selline raske roll ja hästi raske nii emotsionaalselt kui ka ma arvan, mänguliselt on see ka hästi raske, et samal ajal nagu trenni teha ega vaadata, kuidas teised teevad, et see on kindlasti mitte. Lõppeval hooajal Tammeka naiste esindusvõistkond Eesti meistriliigas 5 koht 6 naiskonna seast ja 9 punkti 20 mängust. Need on sellised karmid numbrid. Kuidas hindad seda tulemust, punktisaaki ja kuidas hindad naiste sisu ja arengut? Punktisaak on tõesti halb, et selles suhtes, et kõik mängijad tõsiselt olime pettunud selles suhtes, et tegime paar sellist mängu, kus me oleks võinud nagu vabalt võita, aga sisu ja areng? Kindlasti hindab väga kõrgelt, sest et kusjuures me tegime nüüd 2-3 nädalat tagasi ühe koosoleku ja tuli selline tagasiside, et ühe mängija poolt, kes ütles, et ta on rohkem arenenud mängijana see hooaeg kui eelmised kõik 8 aastat kokku. Nii et ma tõesti arvan, et meie koosseis on praegu väga-väga noor, aga väga andekas ja väga potentsiaalikas. Mis sihid järgmiseks aastaks? Kõik see areng, kas resulteerub juba järgmisel aastal, näiteks 4. koht, 3. koht? Mis on sinu eesmärgid? Minu eesmärk on hästi palju arendada mängijaid. Ma ei pane nagu selles suhtes, võib-olla see on natuke vale suhtumine, võib-olla on õige suhtumine, et ma ei pane neile tulemust kohe ette, kuna see Tammeka naiskond on praegu hästi noor, hästi palju tüdrukud on 95, 94, 93 aastal sündinud, kes on 15, 16, 17 aastased, et
hästi tähtis on keskenduda nende arendamistele, et nendest kasvaksid mitte ainult head mängijad, vaid ka head inimesed. Ja ma arvan, et läbi selle mingi hetk hakkab see platsil varsti näha. Ma tõesti arvan, et järgmisel hooajal see tuleb lihtsalt iseenesest. Mängijad lihtsalt hakkavad võitma. Ja kui hakkavad võitma, siis võib ka ilmselt publikut juurde oodata. See publiku arv või publikuse, ma ei usu, et praegu Tammeka võttis 7-0, aga rahvast oli vähem kui siis, kui nad kaotasid mingisugusele võistkonnale. Et ma arvan, et kuidagi tuleks seda Tammeka naiskonda hakata nagu propageerima või et meil on päris palju selliseid... Reklaam ja turundus. Jah, absoluutselt, et see on jällegi üks asi, millega ma hakkan nüüd tegelema. Nii et see vastates esimesele või teisele küsimusele, et siis ma hakkan sellega kindlasti tegelema nüüd. Facebookis on oodata nagu Tammeka naiste kommuuni ja kus me hakkame kindlasti panema igasuguseid pilte ja videosid üleval. Minu meelest on naiste jalgpalli on võib-olla meeste jalgpalli juures just nimelt see eelis, et seal on naised ja teadupoolest inimestele, nii meestele kui naistele, noortele kui vanadele meeldivad asjad, kus on naised. Ma ei oska seda nüüd naisterahvana väga nagu öelda, et eks me üritame seda kuidagi kasutada oma eeliseks. Ma loodan vähemalt. Tartu Kultuuriakna raadiosaade soovib jõudu. Varsti on juba lumehanged väljas, ilmselt siin kunstmuru peal saab ikka mängida ja saab ka lumega mängida. No eelmine hooaeg oli natuke problemaatiline see. No siis oli ka lund hirmus palju. Siis selles suhtes siin oli jää peal ja siin ei saanud nagu väga hästi mängida, aga egas see külm nagu, kui see just -30 kraadine ei ole, siis väga takistuseks kindlasti mitte ei ole. Et meil on mõned trennid saalis ja Mati saalis, nii et ei. Saab hakkama? Muidugi saab, alati saab.